Kolmas harjutus harraksvõistlusel on kelgu tõmbamine ja kelku tuleb tõmmata 50 meetrit ja raskus sõltub jällegist kategooriast. Näiteks naiste tavaraskus on 78 kilo ja meeste tavaraskus ja naiste pro-raskus on 103 kilo kelk, meeste pro-raskus on 153 kilo kelk. Jällegist see raskus on suhteline selles mõttes, et vaip tegelikult dikteerib seda, kui kerge või raske sul seda tõmmata on ja harraksil on suhteliselt kare vaip võrreldes sükese traditsioonilise jõusaali vaibaga. Ja tõmbamiseks on sul selline 2-meetrine kast, kus sees sa pead olema, see on tavaliselt 4 otsa, ehk siis tõmbad ühe otsa ära, jooksed teisele poole, tõmbad teisele poole ja niimoodi siis 4 korda. Tõmbamise ajal sa ei tohi siia joone peale astuda, muidu saad penalti. Tegelikult on see väga harjutus ka niisama, ütleme siuke kogu keha harjutus, sõltub kui raskena sa seda jälle teed, kas ta läheb sul rohkem võhma alla või läheb ta rohkem sul lihaste treeningule ja sõltub ka tehnikast. Ja ma kohe näitangi 3 sellist põhitehnikat, millega teha saab seda. Ja esimene on siuke võib-olla kõige lihtsam jõu poolest, aga samas tehniliselt võib-olla kõige raskem on siis selline tagasi jalutamise tehnika. Üritan siukest jõutõmmet alguses teha ja siis kukun taha ja siis jalutan taha, aga kõikide nende tehnikatega põhimõtteliselt esimese asjana üritan umbes keha raskuse mängu panna, ehk siis ma üritan seda keha raskusega taha kukkuda, sellepärast et see paneb selle kelgu põhimõtteliselt ise liikuma juba, kui on piisavalt kehamassi. Ja nüüd siit tõmbasin ennast sirgeks ja nüüd taha kallutatud asendis jalutan taha siia tagumise kasti otsa niimoodi ja siis voldin seda köit endale siia kõrvale, et see mul jalgu jääks ja nüüd jalutan siia ja siis tõmban uuesti täpselt samamoodi, kukun kõigepealt taha, tõmban sirgeks, jalutan siia taha otsa ja tõmban siia lõpuni. Ja niimoodi liigub ta kõige efektiivsemalt selles mõttes, et sa väsitad ennast ilmselt kõige vähem, aga samas see tehnika võtab natukene harjumist, kogu see protsess, sellepärast et see tõmbamine, kehaga kallutamine, taha jalutamine, et see joonte peale ei astuks, voldiksid seda köit ilusti, kõik see võtab väga palju harjutamist, et sul see hästi välja tuleks, aga see on kõige efektiivsem tehnika ja see on alles 3. harjutus jällegi, sa tahad siit värskena välja minna. Järgmine tehnika on selline jõutõmbetehnika, ehk siis ma teengi lihtsalt seda alguse jõutõmmet ja nüüd juba ronin sellele uuesti järgi. Jälle alguse jõutõmme, ronin järgi, üritan jälle kehamassi mängu panna, see liigub põhimõtteliselt ise, aga näed, liigub päris kiiresti. Ja põhimõtteliselt tegelikult kõik need tehnikad saavad olla põhimõtteliselt sama kiired, oleneb kui efektiivselt sa seda siis teed. Aga see tehnika on paljude jaoks tunduvalt raskem ja siis on siuke 3. tehnika, mis on põhimõtteliselt ainult kätega tõmbamine, mis on kõige raskem, aga teoorias saab olla siis kõige kiirem. Ja selle kätega tõmbamise tehnika puhul on see põhimõtteliselt nagu köiest üles ronimine lakke, üritadki siin jälle keharaskuse natuke mängu panna ja siis tõmbad niimoodi kätega selle enda poole. Ops. Ja siis üle joone. Raskem selles mõttes, et käed väsivad väga kiiresti ära, aga saab olla ülikiire. Ja niimoodi sõltuvalt tehnikast tegelikult nii-öelda tavaharjutusena väljaspool võistlust saab ka sul eri kehapiirkondasid siis treenida.